Tere jälle kõikidele headele Kohale TV vaatajatele. Pole ammu uut saadet teinud, pole millegist rääkinud, pole teie silmaringi avardanud. Nüüd on jälle käes see aeg, kus toon teieni uue Kohale TV episoodi. Tänane episood on läbinisti looduse rüpes. Mismoodi? Lähme vaatame. Jõepark ehk Keila mõisapark on looduskaitsealune park Keila linnas Keila jõe kaldal. Varem oli pargi ala Keila jõest ümbritsetud. Pargi pindala on 16,7 hektarit. Jõepark on endine Keila mõisapark. Vanemad puud istutati parki ilmselt 18. sajandi teisel poolel, 19. sajandi alguses, aga enamik pargi kujundustöid on tehtud 90. sajandi teisel poolel. Pargis asuvad Keila mõisa peahoone ja Keila vasalli linnuse varemed. Endises Äärberis asub praegu Harjumaa muuseum. Osa saarele rajatud pargist on eravalduses. Pargis kasvab 22 liiki puittaimi ja 12 võõrliiki. Ülekaalus on looduslikud puud nagu harilik saar ja harilik vaher. Järgnevad harilik kuusk ja sanglepp. Kodumaistest puudest on parki istutatud harilik tamm ja harilik pärl. Osa puid on pargis põlispuud. Nende seas tamm ümbermõõduga 345 cm ja sanglepp ümbermõõduga 236 cm. Võõrliikidest on pargis mitu Euro-Jaapani lehist. Haruldasemate puude seas on seal rühm punastamme. Ulatuslikke rühmasid moodustavas harilik pihelnelas ja harilik lumimari, kohati ka roosakas enelas. Ja kui olete enam-vähem sellele pargile tiiru peale teinud, imetlenud seda kaunist loodust ja kui olete lõpuks jõudnud siia ujumiskohta, olete tiiru peale teinud ning lõpuks olete leidnud üles väikse, rahuliku, vaikse, ilusa ujumiskoha. Siin saab päevitada, saab vees ujuda, siin saab isegi, ma arvan, et kala saab püüda. Ostrovka asub Jõesaare idapoolses küljes, parema kalda ääres. Nimi arvatakse pärinevad nõukogude ajal tehtud maaparandustööde tulemusena tekkinud saare järgi. Praegu ongi see üks peamisi supluspaiku Keila jõepargis, mida on järjepidevalt korrastatud. Ja loomulikult enne ujuma asumist, päevitama asumist tuleb tutvuda loomulikult ka korrata üle, lugeda läbi ohutusnõuded. Igati mõnus koht, kus perega, sõprade ja tuttavatega rahus, vaikuses ja looduse rüpes jalutada. Ning samaaegselt, kui te Keila jõe ääres, Keila pargis jalutate, siis tuleb loomulikult silma peal hoida erinevatel plakatitel, kus on midagi huvitavat, kas mingist ajaloost, kaladest, loomadest. Mõlemal pool jõe äärset pargiteed võib märgata madalaid pinnavarume, mille põhjas niiskemal aastaajal on kindlasti ka vett. Tegemist on nõvadega. Võib-olla seostub see naabermaakonna kauni paigaga, kuid eesti keele seletav sõnaraamat annab nõva tähenduseks voolusäng, uure renn kanal, aga eks nõvagi on merepõhjast kerkinud kohake. Algselt oli jõepark Keila jõe saarel. Parki iseloomustasid välja arendatud tiigid, kanalid, poolsaared ja saarekesed. Maaparanduse käigus süvendati aga jõesängi ja see tõi kaasa esialgse kujunduse hävingu. Tänapäeval on pargi ja Keila linna vaheline jõeharu muudetud soodiks. Nüüd olen ma jõudnud väga huvitavasse kohta. Arvake ära, kus ma siin Keila jõe lähistel asun praegu täpselt. Just nimelt, te arvasite õigesti. Ma asun Keila linnuse varemete juures. Piltlikult öeldes Keila linnuses sees. Nagu näha, edasi astuda, edasi kõndida. Palun väga, repp on säilinud. Mingisugune justkui keldri moodi asi oleks. Kui lähemalt vaadata, siis see ehitus kas on pooleli jäänud või on kiviklibu täis lagunenud. Kindlasti te tahate nüüd teada, mis selle linnusega täpsemalt juhtus, see on ta ajalugu, mis põhjusel ta ehitati, kui vana see linnus on. Keila vasalli linnus asub Harjumaal Keila linna kaguosas 22,4 hektari suuruses jõepargis. Linnusest on säilinud vaid alusmüüre. Kegelid rajasid linnuse ilmselt 14. sajandi lõpus või 15. sajandi algul. Linnus ja seal olev mõis müüdi 1433. aastal Liivi Ordule. Ehituslugu on üpris keeruline, sest linnust on korduvalt ehitatud ümber ja sinna on eri aegadel rajatud erinevaid hooneid.
Arvatakse, et kompleks oli kasutuses veel 17. ja 18. sajandil. 1970. aastal ning 1990. aastal kesk- ja kirdeosas teostatud väljakaevamised kinnitavad, et tegemist on keskaegse linnusega. Väljakaevamisi juhtisid Mati Mandel ja Heiki Pauts. Leidi on 13. kuni 18. sajandist. Suurtükitorni pole veel kaevatud välja. Heino Gustavson taasavastas 1976. aastal mõisapargis maakamaraga kaetud võsastunud künkast nelinurkse põhiplaaniga ehitise. Enam kui meetri paksused alusmüürid. Ehitise läänenurgal on maa sees umbes 2 meetri kõrguseni säilinud hilisem ümar suurtükitorn. Kui te Keilasse satute, siis kindlasti ärge unustage külastada seda Keila linnuse varemeid. Jutu jätkuks räägiks ka veel Keila mõisast natukene lähemalt. Keila mõis oli mõis Keila kihelkonnas Harjumaal. Tänapäeval jääb kunagine mõisa peahoone Keila linna territooriumile Harju maakonnal. Mõisa piiritustehase varemed jäävad Valingu külla. Mõis rajati Kegelite suguvõsa poolt Keila jõesaarele ning sinna kuulusid esialgu 3-4 kiviseinte või vundamendiga hoonet. Aastal 1433 ostis mõisa Liivimaa ordu, mille eestvõtmisel alustati 1470. aastatel mõisa eluhoole Tallinna kontuurkonna väikelinnuseks ümberehitamist. 17. sajandil erakätesse läinud mõisa omanike hulka kuulusid Jost Tunte, Philipp Scheiding, Otto Scheiding, Otto Konstantin von Uexküll, Hinrich Erich von Wolfenschild, Karl Reinhold von Koskul, Karl von Huen, Peter August Friedrich von Koskul, Berend Friedrich Reinhold von Meiendorf, Jakob Johann von Ramm, Georg Otto Wilhelm von Meiendorf, Gottlieb Magnus Friedrich von Meiendorf, Natalia von Uexküll, Voldemar Karl Heinrich Alexander von Uexküll, Kurt Konstantin Ernst von Fernesen, Jaan Muni ja Ado Mäeberg. 1917. aastal ostis Keila mõisa Eesti ärimees Alfred Kalm. 1919. aasta maareformiga riigistati kõik mõisad ja mõisamaadest tuli loobuda ka A. Kalmul. Kuna ta soovis siiski mõisa omanikuks jääda, tuli tal Eesti riigilt mõis uuesti välja osta. 1926. aastal müüs Alfred Kalm Keila mõisa riigile tagasi. Pärast Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamist omandas Alfred Kalmu tütrepoeg Arne Kalm mõisa uuesti, kuid loovutas selle hiljem Eesti Kultuuriministeeriumile. Tänapäeval tegutseb mõisa peahoones Harjumaa muuseum. Vene väed põletasid ordumõisa hoonestuse maha Liivi sõja ajal 1560. aastal, kuid see taastati Rootsi ajal. Tugevaid kahjustusi sai linnuse hoone Põhjasõja ajal ning jäeti maha 1750. aastatel. Üksikuid linnuseruume kasutati keldritena kuni 19. sajandini. Seejärel linnuse varemed unustati ja kaevati välja alles 1976. aastal. Kindlustatud hoone kõrvale rajati juba Rootsi ajal väike kivist härrastemaja, mille asemel ehitati circa 1802. aastal uus peahoone, mis jäi arhitektuuriliselt ümbruskonna mõisate peahoonetega võrreldes tagasihoidlikumaks. Keskajal oli Keila mõis lähipiirkonna põllumajanduslik keskus. Lisaks põlluharimisele tegeleti mõisas 17. sajandi lõpus kalkunikasvatusega, 19. ja 20. sajandi vahetustel peeti Friisi tõugu veiseid ning Itaalia tõugu kanu. 17. sajandil oli üheks mõisa jõukuse allikaks lõhepüük. Mõisa pruulikoda rajati 1694. aastal, mille asemele ehitati 19. sajandil väike õllevabrik, kus valmistati ka karastusjooke. Tänapäeval seisavad Keila jõe lähedal mõisa piiritustehase varemed, mis töötas lühikest aega aastatel 1888 kuni 1896. 16. sajandil vabadele möldritele renditud mõisa Vesiveski tegutses kuni 1940. aastateni. Veski pais purustati 1941. aastal, kuid Veski töötas veel mõned aastad abimootoriga. Kes ei tea, milline mõis ise välja näeb, siis siin on teile sellest mõisast mõned pildid.
tahan siinkohal teile veel kord meelde tuletada, et tulekul on ju sünnipäev, sest kui on uus kuu, siis on tulemas loomulikult ka ju uued sünnipäev. Kui te tahate teha oma lähedasele sõbrale või tuttavale ühe väga siukse meeldejääva, inspireeriva, väga humoorika õnnitlusvideo, teeb loomulikult südame soojaks sünnipäevalapsel ja valmistab ka teile head meelt. Ja kui te tunnete, et see on väärt mõte tellida mult õnnitlus- või tervitusvideo, siis loomulikult võtke ühendust meiliaadressil või siis Facebooki või Instagrami või TikToki postkastis. Kui te ei tea, kuidas täpselt asi käib, siis küsige, võtke ühendust ja siis juba saamegi hakata tegema õnnitlusvideot. Selline saigi siis tänane osa. Loodan, et meeldis, saite uusi asju jälle teada, natuke targemaks ning mis seal ikka, tellige ikka õnnitlus- tervitusvideosi ja kohtume juba järgmises episoodis.